meie põrsas kotis intervjuu läheb taas käima. Tegemist äärmiselt toreda rubriigiga, kus on üks ilus ja tore tuntud inimene meil külas ja meie peame teda spetsialistiks teemal, millest tal tõenäoliselt pole mitte halli haisugi teadmisi ja täna on meil Tanja Mihhailova külas. Tere hommikust! Tere hommikust! Ja me teame, et Tanja on eesti keele filoloog, ütleme siis estofiil isegi, armastab kõike, mis on seotud eesti keelega ja sõnadega ja tuli sa meile täitsa asja pärast külla. On sul nimelt pakkuda uusi teadmisi kõigile inimestele, kes tahaksid eesti keele kohta rohkem teada? Absoluutselt. Esimene teadmine on see, et ma olen kõik neid aastaid valetanud teile, sest et mina tean eesti keelt rohkem kui ükskõik kes siin riigis ja et see oli hea selline meedialükka. See on nagu topelt bluff siis, ma saan aru, mis sa oled teinud. Ja, et tegelikult mul ei ole e-aktsenti, et kui palju te olete mind kuulnud vene keelest rääkinud? Ja sa võidad nagu poolehoidu põhimõtteliselt. Et jah, nüüd on aeg jõudnud sinna poole, et nüüd on aeg kaardid avada. Et ma ikkagist olen eesti keele filoloog. Okei, ma saan aru, et sa tulid täna sellise konkreetse, sa põhimõtteliselt trügisid ennast siia meile eetrisse, ütlesid, et sul on tohutu mure on hinge peal, et inimesed kasutavad mingeid eesti keele sõnu valesti ja mingeid sõnu üldse ei kasuta, mida võiks kasutada, et kasutatakse mingeid tobedaid slängisõnu, aga samas nagu oma ilus kõlav eesti keel on nii alakasutuses ja sa oled valinud tänaseks siis välja mõned sõnad, millele vist peaksime rohkem tähelepanu pöörama või? Ja ma tegelikult vaatan, et naerma ajab see teema ja mul on tegelikult olemas paar sõna, mis tegelikult tulidki vene keeles, et vene keelest kasutusse võeti. Need oleks midagi sellist, mida võiks igapäevaselt meie kasutada praegu, jah? Ja no näiteks selline väga tore nagu sõna nagu kamassid. Mina nagu olen aru saanud, et kamassid peaksid olema tegelikult, kas nad on siis, mis nendega seotud on sinu mure, et kas nad on alakasutatud või valesti kasutatud või mis nendega siis probleem on? Ei, no tegelikult on see, et kamassid on tegelikult, ei tähendagi üldse kamas, nagu vene keeles. Ei ole sõiduauto, jah? Ei ole sõiduauto, Kamas on tegelikult sussid tehtud kamast ja sellepärast on pandud kaks sõna kokku. Sussid tehtud kamast? Kamassid, täpselt. See on nagu jõulumeksugune. Aga sussid, mis on tehtud kamast. Et kuna kama on selline väga tore Eesti asi, Eesti ehe asi, et kui ükskõik kes välismaalane tuleb Eestisse, mis me talle kingime? Vana Tallinnat ja kamatahvli ja kamasse. Et see on midagi sellist, mida jääb eestlastest meenutama. Ma vaatasin enne võõrsõnastikku ja selles mõttes nad tegelikult on natukene nagu selle tõlgendusega pannud puusse, mitte küll väga palju, nad on kirjutatud nöörideta pool saapad, aga lihtsalt nagu nöörideta siis sussid kamast. Absoluutselt, ja, et seal nööri ei olegi, et ei ole mõtet panna, et nööri kamasse, mitte. Vaatan seda nimekirja, seal on päris pikk, et seal on mõni selline pikem sõna ka, mis võiks inimestel olla teadvuses ja vajab vist aega, et õppida sõna ära. No jaa, selline sõna näiteks ovovivipaarne. Kuidas see oli? Ovovivipaarne. Et tegelikult algselt see tähendabki seda, meil on väga tähtsad inimesed olemas Eestis sõnajalad, Siivi ja Viivi, et nad läksid natukene tülli ja nüüd on Ovo ja Viivi ja nüüd Ovo ja Viivi pandi nüüd, et paaris enam ei ole Siivi ja Viivi, nüüd on Ovo ja Viivi ja sellest tulebki ka uus eestikeelne sõna ovoviivipaarne. Kas see on siis, kui nagu uudis on kahest nagu Siirist ja Viivist korraga, et siis ongi uudise pealkiri võiks ollagi ovoviivipaarne ja tegutseb jälle? No tegelikult ongi, uus asi on see, et lihtsalt see räägib sellest, et õed läksid tülli ja nüüd ei ole Siivi Viivi, vaid Ovo ja Viivi, et tal on uus sõbranna pestikas ja nüüd sealt tuligi see sõna, et ovoviivipaarne. Seda ei olegi Eestis kuulnud varem. Ja, et see on midagi sellist, et muidu on midagi väga tähtsat, mis on sinuga kogu aeg olnud terve elu, aga nüüd sa lähed sellest nagu kuidagi eemale ja nüüd on sul hoopis teinimine on pestikas. Mina oleks praegu vaadanud sõnastikust täiesti vale asja. Mina vaatasin selle sõna taga oli määratlused liik, loomaliik, mille munad arenevad emaslooma kehas ja pojad kooruvad enne sünnitamist, aga
no nagu sõnajalad liik on omaette liik eraldi, et see vastab tõele. Munadest ma ei tea, ei oska midagi hetkel kommenteerida. Siiri ja Viivi munadest? Aga olid koos kunagi. Ja, olid kunagi koos, selle tulidki nad kaksikutena välja. Aga jah, et ovoviiviparne enam ei tähenda siiviviiviparne. Üks asi, mis mulle jäi meelde enne, kui sa siia tulid, hakkasid meiega sellest teemast rääkima ja just nimelt vaikselt pressisid ennast stuudiosse, ütlesid, et et ma tahan ühe teema nagu hingelt ära rääkida, et on ka mingid sõnad, mida tegelikult nagu üldse ei kasutada, aga mida võiks nagu kasutada igapäevaselt eesti keeles palju rohkem ja sa ütlesid, et Biedermeier, et see Biedermeier, kuidas sa täpselt seda ütlesid, et seda tegelikult sina tahaksid kuulda nagu palju tihemini igapäevases eesti keeles, hästi palju. Et kus või miks, natuke seleta seda ka, ole hea. No kuna ma olen muusik, siis ilmselgelt see sõna sisaldab kaks väga olulist sõna sees. Üks on beat ja teine on meie. Nagu meie beat. See tegelikult tähendab, et meie beat, ehk siis see, millega meie süda tuksub, et kõik, mida me anname muusikale. Siis on räigelt Biedermeierit. See, et nagu mis muusika sulle meeldib, et millele sinu süda tuksub, jah? Ja see on see, et need inimesed, kes on laval minuga. Keegi ütleb, et Tanja on jõhker Biedermeier. Ja see tähendab ongi, et ta on meie beat. See ongi tähendab, et süda tuksub nagu koos temaga ühes rütmis. Ja terve bänd on minuga, aga kõik on Biedermeier. Aga ma ei tea, kas kunagi oli või on see siis muutunud mingi aeg, kunagi vist oli see Biedermeier oli lihtsameelne mingisugune nagu. See on loomulikult sealt tulidki, ega see beat tänapäeval muusikas ei ole väga raske, ei ole väga keeruline, see on umbes Tanja muusika ongi Biedermeier. Et beat on suhteliselt bänd on Biedermeier. Ja, et meil ei ole tegemist kunstiga, meil on tegemist meelelahutusega ja meelelahutus on lihtsameelne. Nii et see ongi meie beat, jah. No tore on teada, vaata meie saime praegu sellist infot juurde, eesti keel. Ja Tanja Mihhailova eesti keele spetsialist poleks uskunudki tõepoolest, nii et sinus on ikka neid külgi, Tanja. Nii et suur tänu teile ja te kõik olete minu jaoks Biedermeier.